taeva minemisse ja 4 püha vahel olid jüngrite jaoks väga rasked. Jeesus Kristus ütleb, minge kuulutage evangeeliumi. Kuidas seda teha, kui ei ole jõudu, ei ole veel püha vaimu? Jüngrid kardavad, kuidas kuulutada evangeeliumi. Niisugune mulje, et need 10 päeva olevat terve meie elu. Tahame olla head kristlased, aga ei suuda. Tahame ka kuulutada evangeeliumi, aga kardame. Lihtsalt ei ole jõudu, ei ole tarkust. Kuidas me suudame seletada, kes on Jeesus Kristus, mis see tähendab taevariik? Kardame. Ma aeg-ajalt mõtlen märtritest. Kuidas need inimesed, kes olid võib-olla väga nõrgad oma elus, siiski teatud hetkel tunnistasid, et nad on kristlased, isegi oma märtri surma hinna eest. Kuidas nad saatsid seda teha? Kindlasti teatud hetkel, siis kui on vaja, Jeesus Kristus toetas neid. Ta andis neile jõudu, ta andis neile püha vaimu selle jaoks, et nad just sel hetkel oleksid tema tunnistajad selles maailmas. On väga kerge mõelda sellest, mis juhtub, et mina pean kuulutama evangeeliumi, aga ma ei suuda. Et ma pean tunnistama Jeesusest Kristusest, aga kardan. On väga kerge mõelda. Aga tegelikult, siis kui ma hakkan tunnistama, siis kui ma hakkan kuulutama evangeeliumi, minu arvates Jeesus Kristus annab jõudu, annab seda püha vaimu, mis meil nii on vajalik. Pole mõtet mõtiskleda selle üle, kuidas see toimub. Kas ma suudan või mitte, on vaja paluda, et Jeesus Kristus oleks koos minuga, et ta annaks mulle püha vaimu ja on vaja minna ja kuulutada evangeeliumi. Nii lihtne. Pole vaja karta. Muidugi on vaja teada, aga eelkõige Jeesus Kristus peab tegutsema meist. Just tema meie kaudu peab kuulutama evangeeliumi.